Kui 5 aastat tagasi roolivõim Kiiast rääkis, siis oli üks aspekt, mis meile kõrva jäi, oli see, et Kiial väga vähe on võimalus nii-öelda mugavusarvustust juurde osta, et oli kõik autol juba sees olemas. Kas on see joon pidevalt veel jätkuvalt mõttes? Ja täpselt, see on üks Kiia ideid suhteliselt mudeli arendust algusest peale olnud ja kindlasti on see jätkuv tendents. Näiteks võin tuua ka need 2 mudelit, nii-öelda just uued mudelid, mis olid ka Pariisi autonäitusel väljas. Elektrisoolil on standardvarustuses juhi jaoks suhteliselt eksklusiivsed ventileeritavad esiistmed, loomulikult soojendus, eks ju, soojendus ka nii-öelda akule, mis meie karmis kliimas kindlasti vajalik on. Standardvarustusse kuulub ka navigatsiooniseade ja rääkides teisest mudelist, uuest Sorentost, siis kui me küsime, et kas see sõiduk hoiab pikki vahet ja kas tal on adaptiivsed esituled või kas ta tunneb liiklusmärke, siis me saame kindlasti vastata, et jah, täna see juba nii on. Et Kiia slogan haakub hästi sellega, et auto on heas varustuses ja seda mõistliku hinna eest. No, räägi natuke võib-olla lähemalt inimestele. Elektriauto on muutunud väga lahedaks aktuaalseks. Inimesed saavad aru, et see on üks vinge moodus. Mis on sellel Kiial nii uuendusliku ja ägedat, et see müüa võiks? Uue Kiia Souli elektriversiooni puhul saame me rääkida esimesest elektriautost Kiia Model Rivis üldse, mis loomulikult on omaselt Kiiale täisvarustuses, ainsana müügil, eks ju, ainuke varustustase. Tehase andmetel on läbisõiduk sellel autol pakutud 215 kilomeetrit siis nii-öelda täisakuga kuni tühjenemiseni. Ja laadida saab seda sõidukit jällegi 2 erineval variandil, 2 erineva nii-öelda võimalusel. Kaasas on tal nii-öelda kodu 220 voldisest pistikust laadimiseks juhe ja on võimalus kasutada ka kiirlaadijaid, mis on meil Eesti nii-öelda võrgus ilusti paigaldatud. Selle kohta juba hinnad ka liiguvad, et millal seda võiks saada, sest et üks asi Elmo toetus mingit kaob ära, kadus ära, et sellega läheb raskemaks. Toetus tõepoolest meie andmetel ka on tänaseks kadunud. Küll on Kiia, nagu ma eelnevalt mainisin, hästi mõistliku hinnataseme juures saadaval jaekliendile. Tänase info põhjal saame öelda, et sõiduki hinnad hakkavad alla 30 000 euro. No lahe oli vaadata, Kiia boks oli tõesti väga suur selle aasta Pariisi autonäitusel ja üks mudel veel, Sorento, mis üks müüdumaid tuleb tunnistada teie mudeli valikus, aga see vist veel ei jõua. Tõesti, uus Sorento oli samuti Pariisis kenasti väljas. Uut Sorentot saame esitleda jaekliendile vara kevadel. Uus Sorento on uus igas mõttes, et vanast Sorentost peale selle võibolla mudeli nime on hästi vähe alles jäänud. Sõiduk ise reaalselt on suurem, kõik mõõdud on nii-öelda kasvanud, välja arvatud sõiduki kõrgus, oluliselt parem varustus, paranenud mootorijõudlus, erinevad valikud käigukastides ja nii edasi. Autotootja saab ka aru, et kisub ikkagi ka Eesti inimene natuke suurema auto poole. Jah, paraku on ka suurus tihtipeale seotud mugavusega ja Sorentol mugavusega on palju vaeva nähtud. Sõidu mugavusest võin veel lisada nii palju, et võrdluseks praeguse Sorentoga on uuele Sorentole näiteks paigaldatud müraisolatsiooni matte ainult 250% rohkem kui seda praegusel autol, nii et see ise juba räägib, kui suur see edasiminek võrreldes praeguse mudeliga on. Aga tõmbame loo kokku. Ma saan aru ikkagi, et huvi on suur ja mõni inimene põrsast kotis juba tahab osta, kui natuke naljaga pooleks öelda. Ja, me jaekliendi tellimusi võtame vastu alates jaanuarist, kui me räägime uuest Sorentost. Kui nüüd rääkida elektrisoolist, siis tõepoolest see sõiduk, mis nüüd selle kuu lõpus on saabumas, on küll juba müüdud, aga kliendi tellimused alati teretulnud.